Objektiivi raadio. Tervist, head kuulajad! Objektiivi raadiosaade on eetris ja mikrofonide juures arutlevad Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tere, Veiko! Tere, Markus! Tere, head kuulajad! Salvestame seda saadet ja tegelikult kõiki Objektiivi raadiosaateid avaldamisele eelneva neljapäeva hommikul ja sestap, kui me räägime ühest või teisest teemast, võib vahel ju juhtuda ka see, et kõige viimasemaid arenguid me mõistetavatel põhjustel kommenteerida ei saa. Ilmselt on natukene sama lugu ka tänase saate teemaga, nimelt räägime niinimetatud valitsusremondist ja paari päevaga võib siin juhtuda veel mõningaid asju, mida isegi võiks kommenteerida, aga meie tõesti seda saadet siin neljapäeva hommikul lindistame ja selle seisuga kommenteerime, mis meieni on jõudnud. Reformierakonna ja E200 poolt on rahvale ka juba ette söödetud uued naeruväärsed jutupunktid, nagu oleks tegu uue ja parempoolse valitsusega. Ütlen kohe alguses ära, et kui mõni kodanik selle konksu alla neelab ja tõepoolest arvab, et valitsus on mingil seletamatul võlujõul muutunud ning kujutab endast uut ja parempoolset valitsust, siis mina teda kahjuks aidata ei saa. Võib-olla ehk ainult sellega, et veel kordan juba niigi ilmselget, et see valitsus on loomulikult täpselt sama ning sotsialistide ehk ühe ühispartei osalise väljakukkumine ei muuda üldpildis ju mitte midagi. Loomulikult pole valitsus parempoolne, sest valitsuses olevad kaks parteid on läbi surunud Kaja Kallase ja Michali valitsuses enneolematu sotsialistliku maksuralli koos sotsialistidega loomulikult eelnevates valitsustes, kahjustades ja hävitades seeläbi Eesti majandust ja Eesti inimeste toimetulekut. Seega väga lühidalt öeldes selle valitsusega jätkub seesama näidend mõne üksiku kostüümi ja lavakujunduse vahetusega. Mis on aga kindlasti silma hakanud nendel hetkedel on see, et valitsuse koondtoetus on kuskil 19% juures, ehk kui vaadata seda, et Reformierakonnal on seal kuskil 17% rahvatoetust ja E200-l 2,5–3%, siis tõepoolest kuskil 19 kuni maksimum 20% on käesoleva valitsuse toetus. See on aga loomulikult enneolematult madal toetus ja sestap on ka 3 Riigikogu opositsioonierakonda juba nõudnud erakorralisi valimisi. Sellise kirja on saatnud Isamaa esimees Urmas Reinsalu Riigikogule ja sekundeerinud on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme, nagu ka Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, kes kõik siis 3 nõuavad Riigikogu erakorralisi valimisi. Et selline on see praegune olukord, aga siit me hakkame oma jutulõnga vaikselt lahti harutama. Ja, ma olen ka seda meelt, et praeguse olukorra lahendaks ära uue parlamendi koosseisu valimine, ehk siis erakorraliste valimiste väljakuulutamine, et see oleks tegelikult ainuke lahendus üldse sellele kujunenud olukorrale. Ja see taastaks ka võimu legitiimsuse, sest praegune parlament, mis siis teatavasti valiti 2023. aasta märtsi alguses, teatud kahtlastel asjaoludel tuli see tulemus, e-hääletuse tulemusi niikuinii üle kontrollida ei saa, aga olemuslik nende viimaste valimiste juures on ju see, et Reformierakond selgelt valetas oma valijatele ja tegelikult kogu Eesti avalikkusele, valetas maksutõusude kohta, öeldes, et maksud ei tõuse ja tegelikult siis kohe peale valimisi pandi lauale väga suur maksutõusude pakett. Nii et juba see asjaolu, et valijatele valetati, võimule saadi valedele tuginedes, lisaks ka muud sellised skandaalid, mis valimistel eelnesid, meenutame Prigožini sellist infooperatsiooni, et Reformierakonna konkurendilt EKRE-lt siis toetust maha võtta
ja mis ilmselt ka üsnagi edukalt oma seda ülesannet täitis. Nii et juba sealt peale on olnud see praegune võimuliit tegelikult ju mitte legitiimne. Ja oleks pidanud juba ammu tagasi astuma. Aga kuna see ülekaal, mis neil tekkis 23. aasta kevadel, mis siis kas kirjutati midagi juurde neile või häälestati kuidagi neid valimisi niimoodi, et tegelikult see ülekaal võimaldab ju ka praegu Kristen Michalil edasi minna võimuliidu vähendatud koosseisus, ehk siis kas siis ühte või teist koalitsiooni osalist välja visates. Et ikka on tal seal 52 kohta ja valitsemine võib jätkuda. Ja kui nüüd sattusin lugema siin üks päev, see vist oli Eesti Päevalehe juhtkiri, kus soovitati Michalil jutumärkides korrakski tagasi astuda. Et siis see näiline demokraatlik protseduur, parlamentaarne protseduur saaks läbi mängitud. Et Michal astub tagasi, tuleb parlamendi ette, saab volitused uue valitsuse moodustamiseks, läheb siis Kadriorgu presidendile uusi ministreid tutvustama ja nagu see tavaliselt peale valimisi käib. Et siis tekib küsimus, et miks Michal peaks üldse vaevama ennast selliste nii-öelda demokraatlike protseduuridega, kui ta võib lihtsalt võimul edasi istuda ja ükski vägi teda sealt ei kanguta enne järgmisi korralisi parlamendi valimisi. Ja loomulikult, kui nüüd 3 opositsioonierakonda on teinud ettepaneku, et kuulutada välja erakorralised valimised, et ka ükski vägi ei pane Reformierakonda selle sammuga kaasa tulema, sest miks nad peaksid võimul olles võimust loobuma? Kui me võtame aluseks praegused reitingud, siis on selge, et kui erakorralised valimised toimuksid näiteks mõne kuu pärast, siis uue valitsuse moodustajaks ei oleks enam Kristen Michal Reformierakonnast, vaid tõenäoliselt oleks Urmas Reinsalu Isamaast. Ja kellega ta seda valitsust siis moodustaks, see nüüd on omaette huvitav teema, kus juures võib-olla peatuks ka sellel mõneks hetkeks, et praegu Isamaa ja EKRE toetus, nagu need küsitlused näitavad, võimaldaks teha 2 erakonnast koalitsiooni, selline paremkonservatiivne, rahvuskonservatiivne koalitsioon, aga millegipärast ma ei usu hästi, et Reinsalu seda teed läheks, et pigemini ta ikkagi pöörduks Reformierakonna poole, võib-olla ka sotside poole, võib-olla ka Keskerakonna poole, raske öelda, et võib-olla tulevad ka need parempoolsed parlamenti sisse, aga ma arvan, et jällegi sellist paremkonservatiivset või rahvuskonservatiivset koalitsiooni erakorralistel valimistel ei tuleks. Lihtsalt need peavooluparteid, poliitkartell mängib mingisugused istekohad parlamendis ümber, aga põhimõtteliselt see sama suund jätkub. Võib-olla poliitika ei ole kõigest täpselt sama, aga see sama suund jätkub. Ja see on tegelikult minu meelest palju suurem probleem, kui nüüd see küsimus sellest, et kas Michal peaks tagasi astuma või kas üldse on nagu aktsepteeritav, et sellisel viisil tehakse valitsusremonti ja üritatakse võimust kinni hoida. Aga põhimõtteliselt ma olen nõus sellega, et legitiimne käik oleks praegu pöörduda valijate poole, rahva poole ja paluda siis uuendada mandaati ja ükskõik milline see tulemus siis ka ei oleks, siis vähemasti on antud inimestel võimalus kaasa rääkida poliitikas, uuesti see mandaat poliitikutele anda ja siis lahendada vähemasti ära selle pantvangi situatsiooni, mis on nüüd pärast viimaseid parlamendivalimisi tekkinud, kus võimul on sisuliselt ju terroristid või pantvangistajad, kes on siis võtnud terve ühiskonna pantvangi, lahti ei lase, ühiskond midagi teha ei saa, reageerida kuidagi olukorrale ei saa ja nemad siis valitsevad
täpselt nii, nagu nemad õigeks peavad. Et selles mõttes ma arvan, et tuleks toetada pigemini erakorraliste valimiste nõudmist, kuigi mul isiklikult ei ole usku sellesse, et need ka tulevad, sest miks peaks Reformierakond loobuma peaministri toolist, kui ta saaks veel 2 aastat sellel toolil istuda? No mina arvan ka, et Reformierakond praegu töötab maksimumi nimel, et mitte mingil juhul erakorralisi valimisi tekitada ja ega Eesti praegune põhiseadus ei anna ka suurt lootust, et erakorralised valimised üleüldse tulevad, et seal on kas eelarve mitte vastuvõtmine ja võib-olla teised aspektid veel, aga see on ikkagi väga-väga erakorraline olukord, kui need erakorralised valimised peaksid tulema ja mina ei mäleta, et Eesti taasiseseisvumise ajal üldse erakorralisi valimisi on olnud, sest ei ole üldse tõenäoline, et need ka seekord tulevad, kuigi tõepoolest, kui me vaatame seda, et milline on valitsuse legitiimsus tänases Eestis, siis see on jällegi rekord madal, et see 19% valitsuse toetust ja tegelikult ka 3 partei valitsuse toetus, mis kõikus seal viimase natukene üle aasta, 35-37% juures on ikkagi väga madal legitiimsus valitsusele. Ja see on tegelikult otsene tagajärg sellest, mida on nüüd valitsus oma poliitikaga tekitanud jällegi. Taasiseseisvumise aja ma väidan pretsedenditu valetamise käigus enne valimisi. Seda, et valimiste eel põhimõtteliselt erakonnad ikka valetavad ja kui nad võimule saavad, siis peavad oma neid valimislubadusi kuidagi lihvima ühest ja teisest otsast ja loomulikult on neil ikka jälle tagataskust võtta argumente, et koalitsiooni loogika ei võimalda seda täpselt teha, et kui rahvas oleks andnud meile enamuse ja me võiksime üksi valitseda, ju me siis kõik need ära teeksime, need asjad, mida me lubasime. Aga praegu antud juhul me ei saa seda endale lubada, aga siiski see on olnud mingites piirides, see niinimetatud lihvimine, valimislubaduste lihvimine valimisjärgselt ja valetamine enne valimisi, aga tegelikult 2023. aasta, täpselt 2 aastat tagasi enam-vähem toimunud valimiste käigus võib küll öelda, et toimus põhimõtteliselt enneolematu valetamine. Ja mina arvan, et sellel on nagu oma selged põhjused ka, et paljud on rääkinud sellest, et Reformierakond on muutunud enda vastandiks. Me võime teatavas mõttes seda tuua välja nagu kõikide süsteemi erakondade puhul, et tõepoolest ma arvan, et see tuleb natukene ajaliselt piiritada seda momenti, et Reformierakond on muutunud oma minu arvates 90ndate ja 2000ndate alguse seisu vastandiks, aga kui tegelikult jälgida Eesti ajalugu, siis sealt edasi, kuskil 2010ndatel ja sealt edasi on see erakond liikunud ikkagi väga suurte sammudega sellise riigisotsialistliku kursi poole. Kuni tänapäeval on tegelikult sellest saanud ju põhimõtteliselt riigivalitsemise firma ja üldise süsteemi mutter, mille poliitika määrab ära taustasüsteem. Ja minu arust on see väga oluline nagu tähelepanek, et me ei saa lähtuda sellest, et Reformierakonna või ühegi süsteemi ühispartei puhul oleks oluline nende deklareeritud väärtused või ajalooline positsioneerumine näiteks poliitilisel skaalal, olgu see näiteks parem ja vasakpoolne või siis ka see valimisprogramm, mida valijatele esitatakse. Et süsteemipartei ja eelkõige Reformierakonna kui selle süsteemipartei minu arvates nagu Eesti parima näite puhul kehtib see reegel, et ta on ühispartei ja selle ühispartei programm on kirjas mitte erakonna kodulehel või nendel voldikutel, mida erakonna poliitikud enne valimisi rahvale jagavad või nendes reklaamides, mida siis tehakse raadios, televisioonis või sotsiaalmeedias. See programm on tegelikult kirjas Maailma Majandusfoorumi Davose kogunemise resolutsioonides, ma ei tea, Bilderbergi ja trilateraalse komisjoni salajastes otsustes ning juba sealt teise järgu poliitikana peale surutavates mittedemokraatlikult paika pandud Euroopa Komisjoni otsustes, mis siis nagu 3. taseme ja järgu poliitikana jõuab Eesti valitsuspoliitikasse. Ja
nii-öelda neljanda järgu poliitika, ehk siis see, mida räägitakse rahvale, see ei oma enam mitte mingisugust tähtsust. Ja see on põhjustanud sellise olukorra, kus vahetult enne Riigikogu valimisi 2 aastat tagasi toimus tegelikult nagu olematu valetamise ralli. Et mitte ükski valitsuserakond, nagu me mäletame, ei rääkinud meile täiesti pretsedenditust maksurallist. Noh, sotsidest võis seda oletada, et nad tahavad makse tõsta, aga mina ei mäleta näiteks, et sotsid oleksid väga selgelt ja ühemõtteliselt loetlenud neid makse, mida nad kavatsevad valitsusse saades seaduseks raiuda ja makse tõsta. Ja loomulikult me mäletame seda kinnitust, vastupidiseid kinnitusi tegelikult. Kaja Kallase kuulus "Lugege minu huultelt, maksud ei tõuse" ja nii edasi. Seega tegelikult Reformierakonna poliitika hindamisel saab lähtuda vaid nendest konkreetsetest tegudest ja need teod on monstroossed. Ehk siis enne valimisi on pretsedenditult valetatud rahvale, ei ole mainitud poole sõnagagi maksutõuse. Tegelikult Reformierakonna programmis polnud ka perekonna ja abielu rüvetamist, mida läbi viidi. Seda toetasid tõsi tema praeguseks juba siis lahkunud koalitsioonipartner sotsialistid ning E200 oma valimisprogrammides. Aga Reformierakond rääkis ainult kooseluseaduse rakendusaktide läbisurumisest Riigikogus ja teatas mõttes ka vihakõne seaduse vastuvõtmisest koos nende teiste valitsuserakondadega, kaasa arvatud sotsialistidega. Aga õnneks see asi on nüüd praegu jäänud natukene toppama. Aga enneolematu maksutõusu puhul ei olnud mitte mingisugust ühiskondlikku konsensust. Ja ma ikkagi imestan, et Eesti ühiskond on selle siiamaani alla neelanud. Tõsi, see 19% valitsuse toetust, mis jällegi on minu arvates pretsedenditu, et mina ka ei mäleta nagu lähiaegadel sellist olukorda, kus valitsuse toetus oleks olnud nii madal, et põhimõtteliselt 80% rahvast toetab praegu teistsugust poliitikat ja 20 annab ainult oma toetuse valitsuse poliitikale. Et see on jällegi pretsedenditu olukord. Et mida sellest nagu kõigest välja lugeda on see, et tegelikult kui me vaatame seda ühisparteid, siis ja vaatame Reformierakonda, vaatame E200 kui sellist süvariiklikku moodustist lihtsalt, mis on loodud selleks, et pakkuda Reformierakonnale valitsuspartnerit, siis me näeme seda, et mitte midagi, mida nad tegelikult valimiste eel välja ütlevad, mida nad, nagu ma mainisin juba selle neljanda järgu poliitikana ehk rahvale pakutud programmi pähe välja pakuvad, ei saa usaldada. See programm on kirjas kuskil mujal, see programm on kirjas Euroopa Komisjoni otsustes ja nagu ma mainisin, ilmselt kuskil rahvusvaheliste ja rahvusüleste organisatsioonide nagu Maailma Majandusfoorumi otsustes. Ja neid viiakse ellu hoolimata sellest, milline mandaat on saadud oma poliitikale, olgu selleks rohepööre, olgu selleks maksutõusud, olgu selleks omamaise energiatoodangu hävitamine, CO2 kvootide alusel, olgu selleks inimeste majandusliku toimetuleku ja omaenda majanduse hävitamine, mõttetu roheideoloogia ja hullumeelse roheideoloogia, rohekommunismi toetamise nimel. Et need on need poliitikad, mida need erakonnad ellu viivad ja sellel neljanda järgu poliitika rahvale suunatud programmil ei ole mitte mingisugust tähtsust ja loomulikult seda kõike tuleb silmas pidada, vaadates nüüd seda uut valitsust, vaadates seda, mida nad hakkavad tegema ja kõik see, mida praegu räägitakse, on puhas avalike suhete tsirkus, rääkides parempoolsest valitsusest, rääkides uuest valitsusest. Seesama programm loomulikult jätkub, sest need erakonnad teatavas mõttes on sidunud ennast selle globalistliku agendaga, mida nad siin Eesti asehalduritena üritavad edendada ja läbi suruda. Nojah, et kui küsida, et mida siis uus valitsus hakkab tegema, et siis me tegelikult ju seda ju ei tea. Selles mõttes, et on kuulda olnud, et tahetakse kõigepealt siis sõlmida mingisugune üldisem
koalitsiooni kokkulepe kahe osapoole vahel ja siis võib-olla mõne kuu pärast või mõne nädala pärast, ma ei tea, kui kaua see protsess aega võtab, töötatakse välja uus koalitsioonilepe. Ja mis sinna sisse pannakse, see praegu teada ei ole. Aga kui nüüd nagu lihtsalt vaadata sellele protsessile ja poliitilisele olukorrale peale ja püüda siis mõelda kaasa, et kuhu suunas siis minnakse, et siis tegelikult minnakse ikka samas suunas edasi. Sest isegi kui nad ütlevad, et nüüd on meil parempoolne valitsus, nüüd on meil maksulangetuste valitsus, vot see on ka läbi käinud kuskilt juba PR nii-öelda jutupunktides või siis avalike suhete jutupunktides, et see valitsus ei ole maksutõusu valitsus enam, vaid maksulangetusvalitsus. Ja vaatame, et mis makse langetama hakatakse, et tegelikult ei langetata mitte ühtegi maksu, mis on juba kehtestatud, mis on kehtestatud ühiskonnalt mandaati selleks küsimata. Olgu see automaks, olgu see tulumaksu tõus, käibemaksu tõus. Jah, nüüd mingi teade oli selle kohta, et mingisugust maksutõusu ei rakendata ja et ei tule ka ettevõtete käibemaksu. Seda vist sotsid ajasid tõesti peale ja Reformierakond ei ole seda maksutõusu tahtnud. Nii et see maksulangetuse jutumärkides ju tegelikult seisneb ka ainult selles, et mingid täiendavad maksutõusud või uued maksud jäetakse praegu kehtestamata. Ja see on puhas avalike suhete korraldamine. Aga ütleme siis puhas propaganda, et meie nüüd teeme teistmoodi. Nad ei tee ju midagi teistmoodi. Ma saan aru, kui see valitsus otsustaks tagasi pöörata eelnevate valitsuste, eelnevate siis Kaja Kallase juhitud ja ka eelmisest suvest alates Kristen Michali juhitud valitsuste maksupoliitika, et siis me võiksime rääkida reaalsest muutusest. Aga seda nagu plaanis ei ole. Ja selles mõttes, mis suud saab olla seal? Ka revolutsiooniline agenda, mis siis suruti 23. aasta suve hakul läbi, ehk siis kooseluseaduse rakendusaktid ja abielu rüvetamine, ehk siis nii-öelda sooneutraalne abielu mõiste, et ega ju sealgi ei tule mingit ümbervaatamist. Sealgi ei tule mingit tagasivõtmist. Loomulikult need revolutsioonilised sammud, mis tehti ära tollal, kuna oli võimalik teha, kuna lihtsalt ühiskondlik, see ajaaken oli nii lahti praegu tol hetkel siis, et see tuli ära kasutada ja selle juurde ju enam ei naasta nende erakondade poolt, kes siis praegusel võimul on ja loomulikult ka maksutõususid ei pöörata tagasi, sõltumata sellest, kui hävitavalt need mõjuvad Eesti majandusele ja Eesti inimeste toimetulekule. Millest saab järeldada seda muidugi, et ja mis on tegelikult läheb juba tagasi aega enne viimaseid parlamendivalimisi Kaja Kallase päikesetõusu valitsuse aegadesse. Et me näeme seda, et tegelikult meie valitsejaid ei huvita absoluutselt see, kuidas Eesti inimesed hakkama saavad. Inimeste toimetulek ei lähe neile absoluutselt korda. Küll kaitstakse pankade huvisid, et mitte pankadelt kasumeid võtta või ütleme siis maksu alla panna nende hiigelkasumeid, mis siin vahepeal olid. Küll kaitstakse ettevõtteid, et ei maksustata ettevõtete tulusid. Aga lihtsalt inimesed on jäetud üksi kogu selle inflatsiooniga, mille üks põhjus on kindlasti ka üheks põhjuseks on kõrged energiahinnad, elektrienergiahinnad. Valitsused ei ole, Kaja Kallase ja ka Michali valitsused ei ole teinud mitte midagi selleks, et tõmmata neid elektri seda kõrget hinda alla, et muuta kardinaalselt poliitikat. Nii et me näeme, et tegelikult midagi head keskmisel Eesti inimesel sellelt remonditud valitsuselt oodata ei ole. Et isegi mitte leevendusi.
ja kui nüüd tulla veel korra selle mõtte juurde, et noh, meil on siin ühispartei ja selle erinevad osakonnad ja kui tuleksid ka erakorralised valimised, et noh, et siis võib-olla saaks võimule Isamaa, kes siis nagu vastandub praegu jõuliselt Reformierakonnale, mängides siis nii-öelda sellist vastutustundlikku opositsiooni. Muidugi ka meedia, eriti Postimees, loob seda kuvandit Reinsalust kui siis nii-öelda varivalitsuse või alternatiivvalitsuse juhist, kes siis sellise vastutustundliku poliitiku tõsise näoga nendib et ikkagi praegune valitsus on läbi kukkunud selles ja teises ja kolmandas, aga nüüd Isamaa pakub siin ikkagi selget alternatiivi. Mida see Isamaa pakub? Ühispartei on nagu selles mõttes nagu omavahel riius, võiks öelda, et Isamaa pooldaks nagu raha suunamist julgeoleku valdkonda ja tõenäoliselt nagu üldise nõusolekuna ta selle ka ühiskonnalt selle toetuse saaks, et ikka inimesed kardavad ju Venemaad ja kui räägitakse kaitse-eelarve tõstmisest ja kaitsekulutuste tõstmisest, et siis hirmunud inimesed on valmis selle poolt hääletama ja et loobuda rohepöördust. Reformierakond rohepöördest loobunud ei ole ja see võib-olla ongi, ütleme siis selline huvitav erinevus seal ühisparteis, et mõlemad või kõik need ühispartei osad pooldavad grandioosseid riisumisplaane, rahva grandioosset paljaks varastamist, aga nad pooldavad lihtsalt seda erinevatel ettekäänetel. Reformierakond kavatseb kindlasti edasi minna nõnda nimetatud odava energiaprojektiga, ehk siis tegelikult tuuleenergia projektiga, mis siis eeldab tohutuid toetusi maksumaksjalt või tarbijatelt, pigem siis tarbijatelt, nagu nad ütlevad, et see pannakse kõik ju elektriarvesse. Need toetuseid ju kirjutatakse sisse, et iga tarbija, kes elektrit tarbib, maksab siis tuuleärimeestele suuri kasumeid. Ja siin on üks selline huvitav infokild olnud meedias, et see praeguse valitsus või senise valitsuskoalitsiooni lagunemine sai alguse tegelikult sellel päeval, mil kukkus läbi või siis pandi kõrvale valitsuse poolt 2,6 miljardi suuruse toetuspaketi tegemine siis meretuuleparkidele, mis siis oli aasta esimestel kuudel jaanuaris ja veebruaris ju siin avalikkuse ees üheks kõneaineks ja et siis samal päeval, kui siiski selgus, et nagu sotsid vist ei ole nõus päriselt selle plaaniga, et siis olevat Michal võtnud Eesti 200-ga ühendust ja käinud välja mõtte, et tuleks sotsid valitsusest välja lüüa. Et sotsid muidugi, ärge arvake, et sotsid muretsesid tarbijate pärast, et lihtsalt ilmselt olid seal mingisugused omavahelised lahkhelid selles, et kuidas seda tohutut summat kellele jagada ja kuidas jagada ja mis tingimustel jagada, aga ega see riisumisplaan ei ole ju siis maha maetud, et tegelikult ilmselt tullakse pärast kohalikke valimisi uue plaaniga välja, saadakse Euroopa Liidust vastavad riigiabi load, nagu see ette on nähtud ja tõenäoliselt riisutav summa isegi suureneb. Ja ma arvan, et see võib olla ka üks väga realistlik seletus sellele valitsusremondile, et kindlasti mängib seal rolli Reformierakonna madal reiting ja loomulikult enne kohalikke valimisi sügisel tuleks see reiting kuidagi üles saada. Et selles ma ka ei kahtle, et see on nagu üks põhjus, aga ma arvan, et seal taustal on sellised põhjused, mida meil ei ole fakte või minul vähemasti ei ole fakte. Ma ei saa öelda, et see nüüd täpselt on nii või et need on need kaalukeeled seal olnud, aga tegelikult kogu seda avalikku võimu, mis on meil siin viimased aastad või aastakümned olnud, iseloomustab ju see, et nad suhtuvad maksumaksjatesse, nad suhtuvad kodanikesse kui kõige pesuehtsamad röövlid. Nad näevad kerget võimalust riigi nagu seaduste abil või mingite määruste abil rahast
vabastada, tõsta need suured rahasummad, kas siis rohepoliitikasse või nüüd on, eks ole, Euroopas päevakorral kaitsekulutuste suurendamine. Ühel või teisel juhul, olgu siis riigi valitsemise juures Reformierakond või tõusku sinna Isamaa, me näeme seda, kuidas avalik võim jätkab rahva sellist varjamatut riisumist. Küsimus on lihtsalt selles, et kuidas ühispartei üks või teine osa suudab selle riisumisplaani avalikkusele maha müüa. Et paistab praegult, et Reformierakonna selline rohejutt ja kliimapoliitika, mis on ju ka tegelikult ju Brüsselist tulnud, et selle aktsiad ei ole praegu väga kõrged, ühiskonna selline ärevusfoon on seotud pigemini siis julgeoleku teemaga, aga küllap siis lülitutakse nagu sujuvalt ümber ja need samad miljardid, mida ei saada kätte inimeste taskust ühtviisi, võetakse ära teistel ettekäänetel. Kes julgeb siis vastu vaielda, et me peame kaitsekulutusi tõstma ja et nüüd tuleb ka tarbijal või maksumaksjal ka oma panus anda riigikaitsesse. Nii et see on see kurb seis, mis Eesti poliitikas on, et tegelikult päris alternatiivset suunda võimule ei lasta ja isegi kui need erakorralised valimised tuleksid ja ütleme, et EKRE-l, konservatiivsel rahvaerakonnal läheks seal suhteliselt hästi, nagu küsitlused praegult näitavad, et võiks minna, et siis ka tegelikult see suund ikkagi ei pruugi üldsegi realiseeruda, vaid vana ühispartei või kartell hoiab nad ilusasti sanitaarkordonis, hoiab võimult eemal ja lepib ise omavahel kokku, kuidas siin nii-öelda röövlijõuguna saaki jagada võib-olla natukene muutunud alustel. Kahtlemata see augustiinlik röövlijõugu idee on igati adekvaatne kirjeldamaks Eesti praegust võimuladvikut ja mitte ainult praegust, vaid viimaste aastate võimuladvikut Reformierakonna poolt juhitud valitsusi eelkõige. Ja selleks, et rahva nii-öelda viha kanaliseerida ja hajutada, selleks ongi ju mõeldud poliittehnoloogiliselt välja need niinimetatud valitsusremondid. Et kui me vaatame viimaseid valitsusi, siis see on Eesti poliitikas saanud ju täiesti igati tavaks, et peaaegu ükski valitsus ei ole 4 aastat järgemööda, isegi kui tal on selleks suurepärased väljavaated ja parlamentaarne enamus, et saaks rahulikult ka 4 aastat järgemööda valitseda, vaid kui tehakse ebapopulaarseid otsuseid, siis kuskil poole tee peal või 2/3 läbitud tee peal vahetatakse välja partnereid, et tekitada see illusioon, nagu oleks uued valitsused ametis, nagu teha selline avalik, kuidas öelda, nagu patupäästmine, et see valitsus, mis neid asju tegi, see oli endine valitsus, aga meie nüüd moodustame kuidagi uue valitsuse siin, uute partneritega, uute inimestega, uute erakondadega, ja justkui need endised teod, mida me ise selles eelnevas valitsuses tegime, sellesse meil enam edasi ei kandu sinna uude valitsusse ja meid ei määri enam edasi. Et see on minu arvates nagu selline poliitilise psühhoosi näitemäng põhimõtteliselt, kus valitsus oleks justkui mingisugune näidend või must kast, kuhu sa sisse astud, teed seal oma teod ära ja siis astud sealt välja ja ütled, et aga kui me nüüd vahetame nagu neid elemente, millega me seda valitsust moodustame, et A, B, C asemel paneme kokku A ja B, siis justkui see eelmise valitsuse poolt tehtud sigadused meieni ei kandu, et see, mis mustas kastis on tehtud, see sinna jääb. Või ma ei tea, kasutada teist kujundit, siis justkui valitsuses olles oleks mingisugune näidend, kus üks erakond või üks poliitik on pidevalt mänginud Hamleti onu
Claudiuse rolli, kes on mõrvanud Hamleti isa ja siis äkitselt võib ta nagu tagasi minna järgmisesse Hamleti tükki niimoodi, et ta mängib seal hoopis tükis Hamletit. Ja kui rahvas liiga palju hakkab märatsema, et ja seostab teda liiga palju onu Claudiuse kurjuse ja igasuguste muude sigadustega seal. Nii et me võime siis panna teda Hamletit mängima ka. Et inimestel peab hakkama tekkima see olukord, see arusaam sellest olukorrast, et me peame aru saama sellest, et need erakonnad on teatavas mõttes ühispartei osad, mille eesmärk, nagu sa ka hästi ütlesid, ongi Eesti riisumine. Et kui siin vaadata nüüd seda, mida on tehtud tõepoolest sellega, kuhu pidi isegi ju Riigikontroll sekkuma. Et see oli niivõrd manifestselt kriminaalne ja arusaamatu, see samm, mida tehti, et 2,6 miljardit, tuletame siis meelde, 2600 miljonit rahva raha antakse tuuliku ärimeestele kalkulatsioonide alusel, mida ei avalikustata, mida keeldutakse avalikustamast. Miks selline just nimelt 2006 miljardit, mis alusel, miks nii palju, milliste kalkulatsioonide ja arvestuste alusel? Ei, keeldutakse avalikustamast, et see on nagu selline asi, mida inimesed, mille tulemusel tegelikult peaks igas normaalses demokraatlikus riigis valitsus kohe kukkuma. Siin ei ole mitte mingit küsimustki. Et on tegeletud sahkerdamisega, on tegeletud rahva raha röövimisega, rahva raha kantimisega, alustel, mida ei ole isegi defineeritud. Isegi Riigikontrolli pidi sellesse sekkuma. See aga vaibus ära. Nii see vaigistati ära nüüd tänase valitsusremondiga, just kui oleks antud üldine patu päästmine nendele, kes on sellega seotud. Ei, aga sellega on ju seotud, nagu me teame, Kristen Michal, sellega on seotud E200, sellega on seotud Reformierakond, sellega on seotud sotsialistid. Et inimesed peavad aru saama sellest, et need on erakonnad, need on poliitilised jõud, mis kannavad seda pattu edasi ka siis, kui nad valitsusest väljuvad või nad moodustavad uue keemilise ühendi valitsuses. Et nende endised patud ei ole mitte kuskile kadunud, vaid nad on täpselt nende samade vigade edasikandjad Eesti ühiskonnas. Ja mitte ainult nende vigade edasikandjad, vaid loomulikult, nagu siin juba mainitud ka, nad teevad seda sama ellu, viivad seda ellu teistes kooslustes, teistes vahendites, küll aga poliittehnoloogiliselt justkui puhastununa, justkui valgete rüüdega rüütatuna, justkui uut rolli selles valitsuse näidendis mängides. Ja ma ikkagi toonitan, et kui rahvas seda läbi ei näe või võtab selle omaks ja ei saa aru sellest, et tegu on põhimõtteliselt poliitilise teatriga nende samade jõudude poolt, mille eesmärgiks on see sama 2600 miljonit teilt inimesed ära võtta maksudena ja anda tuuliku ärimeestele. Nad teevad seda kuidagi teistmoodi, nad üritavad seda uuesti, nad teevad seda mitte ainult rohepöörde alusel, vaid nad annavad ja kandivad seda ka Ukrainale praegu Euroopa poliitika tulemusel. Nii et kui inimesed sellest aru ei saa, siis me jääme seda sama samsaara ratast seal ringi käima selles rattas ja mingisugust muudatust ei tule. Ja, sest kui sa valid kogu aeg röövleid, ükskõik siis, mis nime nad ka ei kanna, valid ühte röövlijõuku või valid teist röövlijõuku, et siis lõpptulemus ju selle inimese jaoks, kes valib, ju ei erine, sest ta saab ikka röövitud. Sest mida röövlid muud teevad, kui röövivad, see on nende olemus. Ja praegu, selles mõttes, kui nüüd korra tagasi minna selle juurde, selle mõttekäigu juurde, mis siin vahepeal oli, et Eesti ühispartei ajab mingisugust suuremat globalistlikku asja, eks ole, viib ellu neid otsuseid, mis on langetatud palju kõrgemates
palju kõrgematel tasanditel, mingites rahvusülestes organisatsioonides, isegi mitteformaalsetes organisatsioonides, sest ega see Maailma Majandusfoorum või mingisugused trilateraalsed komisjonid ja Bilderbergeri klubid ei ole ju mingisugused valitsusasutused, vaid nad on valitsusvälised asutused, mis ometigi ilma poliitilist vastutust võtmata mõjutavad maailma poliitikat või ütleme siis läänemaailma poliitikat. Et selles mõttes Reformierakond on ju olnud ütleme siis võltsliberaalse maailmakorra väike mutrike siin Eestis ja ta on täitnud seda rolli ilmselt suurepäraselt, et on teinud seda, mida temalt on oodatud. Et ta on alati olnud võimul või peaaegu alati Eesti poliitikas on Reformierakond ka kuulunud valitsusse ja praegune Eesti riik on suures osas just nimelt Reformierakonna nägu ja loomulikult ka Isamaa nägu, sest ka Isamaa on erinevad partei nimede all ju kuulunud väga erinevatesse valitsuskoalitsioonidesse, nagu ka sotsid. Sotsid on võib-olla siin küll väiksema venna rollis olnud, aga kindlasti on ka nendel oma see roll, et see on tegelikult see ühispartei tuumik. Ja kui Reformierakond võib-olla ei oma hetkel väga suurt soosingut valijate hulgas ja Isamaa reitingud on hästi kõrgel, et siis on viga arvata, et kui nüüd Reformierakonna asemele tuleks Isamaa, et me nagu saaksime põhimõtteliselt teistsugust poliitikat, mis erineks siis sellest võltsliberaalse maailmakorra suunitlusest, oleks mingis mõttes alternatiivne sellele võltsliberaalsele maailmakorrale, et siis me saame jälle petta. Aga paraku suur osa valijatest tegelikult tahab uskuda sellesse, et Reinsalu või praegune Isamaa tooks kaasa teistsuguse poliitilise stiili, mida nad võivad tuua loomulikult, jah. Et toovad mingisuguse natuke teistsuguse poliitilise stiili, teatud erinevad rõhuasetused, aga kui ütleme see rohehullus ja see riisumisplaan nagu panna kõrvale või panna pausile ja keskenduda selle asemel julgeolekule, siis paljud valijad võib-olla kiidavad selle heaks, et loomulikult, et tibladele tuleb koht kätte näidata, et siin tuleb ikkagi, Eesti peab kaitsevõimesse investeerima ja me oleme nõus, et samad miljardid selle asemel, et mingitele tuulikuärimeestele anda, et paneme need ikka siin kaitsevõime tugevdamisse ja Eesti oma kaitsetööstuse arendamisse ja siis võime ju vaadata, et kes on nagu Eesti kaitsetööstusega seotud, et millised ringkonnad lõpuks selle raha ikkagi kokku korjavad, et kas see läheb siis tuulikuärimeestele või mingite kohalikule kaitsetööstusele või rahvusvahelisele kaitsetööstusele, et lõppude lõpuks see raha läheb ikkagi võltsliberaalsele maailmakorrale või ütleme selle maailmakorra ülevalpidamisele ja see kõik võetakse meie tarbijate ja meie maksumaksjate taskust. Ja ma korra kommenteeriksin võib-olla ka seda valitsusremondi sellist suhtekorralduslikku aspekti, et olgu see siis ka ära nimetatud, et minu arvates Reformierakond ei looda tegelikult leida palavat armastust Eesti valijate hulgast, et see ei ole mitte see valitsusremondi eesmärk, et teeme nüüd selle uue valitsuse ja siis äkki rahva armastus Reformierakonna vastu taastub, et ma arvan, et nii naiivsed nad ei ole, et eks inimesed näevad ju ikkagi seda asja läbi, küll aga käib võitlus praegult selle nimel, et tagasi saada kaotsi läinud valijaid. Ja mistõttu ju Reformierakonna reiting nii maas ongi, et kui siin 23. aastal ja võib-olla mingi aeg enne seda oli siis ütleme Ukraina sõja ajal on olnud Reformierakonna reiting seal 30 kanti ja isegi üle, umbes nõnda nagu ta praegult Isamaal on, et siis just tänu maksupoliitikale on Reformierakond
jäänud paljudest oma toetajatest ja valijatest ilma, kes ei saa enam aru, et mis poliitikat Reformierakond ajab. Et miks ta nii sotsialistlikku ja ettevõtlusvaenulikku ja inimvaenulikku poliitikat ajab. Et nüüd siis loodetakse ilmselt nende kosmeetiliste muudatustega ja sõnumitega tegelikult seda poliitikat ümber pööramata, sest mingit maksulangetusi siin ju ei tule. Või noh, ma ei tea, mul oleks küll raske uskuda seda, et Reformierakond teatab, et me hakkame nüüd makse langetama. Et pigemini püütakse siis sellise ümberpakendamise käigus võita oma kaotsi läinud valijaid tagasi ja kellelt siis seda nagu tagasi võita oleks, et kelle taha need Reformierakonna pettunud valijad läinud on. Kindlasti mingi osa või märkimisväärne osa on läinud Isamaad toetama, sest Isamaa ja Reformierakond ju põhimõtteliselt esindavad ju ikkagi sellist sama poliitilist suunda. Nüanssides erinevat, Isamaa rohkem räägib rahvuslusest, aga olemuslikult nad on tegelikult suhteliselt sarnased üksteisele. Ja selle tõttu on ka Reformierakonna valijatel suhteliselt lihtne olnud minna Isamaad toetama. Seda enam, et Isamaa ju tegi ka pärast viimaseid parlamendivalimisi sellise suhtekorraldusliku käigu, et Seeder loobus erakonda juhtimast, teda siis seostati EKRE-ga või ütleme siis püüdega olla siis selline EKRE light, et tuli vana populist, ta tegelik populist selle sõna nagu algses tähenduses Reinsalu erakonda juhtima ja see käik tõstis ju koheselt ka Isamaa populaarsust. Ja kindlasti mingi osa saaks kätte ka parempoolsete tagant, keda nüüd küll ehitatakse uueks selliseks Reformierakonna abirattaks, nii nagu Eesti 200 on seda praegu ja oli enne viimaseid parlamendivalimisi, et kindlasti Reformierakonnal oleks ka seal võita. Ja ma arvan, et eks valitsusremont peabki nagu aitama Reformierakonnal üle elada sügisesed kohalikud valimised, taastama nii-öelda oma toetajate usu või kunagiste toetajate usu, et Reformierakond on tagasi siis sellise endise Reformierakonnana, mitte sellise riigisotsialistliku parteina, vaid ja see on mõeldud siis pigemini sellise suhtekorraldusliku käiguna, populaarsuse või reitingut tõstva käiguna selleks, et minna tugevalt positsioonilt või tugevamalt positsioonilt vastu kohalikele valimistele. Ja ma ennustan, et tegelikult pärast kohalikke valimisi võidakse ikkagi koalitsioon uuesti ümber mängida. Et siis jääb Riigikogu valimisteni ja mingid erakorralisi valimisi, ma siin tegelikult, et neid juhtuks, ma ei usu, et tuleb, et siis jääb ikkagi Riigikogu valimisteni umbes 1,5 aastat ja siis saaks ikkagi võib-olla ära rääkida Isamaa valitsusse, mis oleks nagu selles mõttes kaval samm, et kui saaks Isamaa tõmmata opositsioonist valitsusse, siis Reformierakond nii-öelda musta lesena suudab oma põhilise konkurendi enne järgmisi parlamendivalimisi ilusasti tühjaks imeda ja panna Reformierakonna poliitika tagajärgede eest vastutama. Ja nüüd küsimus ongi selles, et loomulikult Isamaa näeb selle mängu läbi, Isamaa teab seda, aga kiusatus ikka võimu juurde saada on ka päris suur. Nii et nad võivad teha mingisuguse kalkulatsiooni sügisel, et me võime isegi minna valitsusse ja võib-olla üritame seal siis Reformierakonna üle mängida ja võtta nagu kogu selle au enda peale, Eesti majanduse päästjana ja ma ei tea, mille kõigena veel. Et see võib olla üks variant. Võib-olla, et Reformierakond hoiab 10 küünega aga praegusest koalitsioonist kinni, kuna see on tegelikult Reformierakonna jaoks ju kõige mugavam situatsioon, sest Eesti 200 on surmalaps nagunii. Keegi ei usu, et Eesti 200 saaks järgmisesse parlamenti. Nad on lihtsalt nii-öelda surmaeelses kangestuses
ja nendega saab ilusasti selles koolnukangestuse olukorras toimida. Nad teevad kuulekalt ära kõik selle, mida Reformierakond tahab ja noh, võib-olla siis mõtlevad, et kuhu nad platseeruvad enne järgmisi valimisi, et millise poliitprojektiga nad siis välja tulevad, et veel seal poliitikas kuidagi püsida. Et pigem on see olukord. Nii et noh, me näeme siin minu meelest minu arvates me näeme siin sellist valijate lollitamist, valijate petmist, poliitilist sellist poliitilist tulevärki, aga et mingisugune kurss reaalselt muutuks. Et seda me nüüd küll, ma arvan, nägema ei saa. Et ainukene, mis võiks Eesti poliitikat, sisepoliitikat muuta, on ikkagi mingisugused muutused taustsüsteemides, kas siis Euroopa Liidu kokkujooksmine või vastupidi täiesti selliseks Nõukogude Liidu stiilis türanniaks muutumine. Me ei tea ka seda, mida võimalik rahu Ukrainas, kui see peaks tulema, mida see tähendaks Eesti sisepoliitika jaoks ja siis muidugi langeks ka ära üks selliseid tegureid, mis Reformierakond on ilusasti praegu vee peal hoidnud. Nii et kui need muutused tulevad, siis pigemini mingisuguse välise teguri ja välise sündmuste arengu tõttu, kui nüüd sisepoliitika tõttu. No ma arvan ka, et selleks, et Reformierakond oma endised valijad Isamaa tagant kätte saaks, selleks ta peab näitama nüüd selles uues valitsuses poliitikat, mis oleks otseselt vastupidine veel paar kuud tagasi Reformierakonna poolt teostatud poliitikale. Ehk siis alandama makse ja tühistama oma enda endisi poliitilisi otsuseid. Sellepärast, et Isamaa taha läinud valija näeb ikkagi Isamaas sellist jõudu, mis reaalselt nüüd oma 30% toetusega võib-olla tulevikus kunagi võimule saades võiks need otsused ümber pöörata. Et kui neid otsuseid ei tule ja Reformierakond jätkab samasugust sotsialistlikku valitsemist, kiidab heaks need maksumuudatused, mis alles nüüd käesoleva aasta keskel väga paljud neist jõustuvad ja hakkavad inimese rahakotti pitsitama, siis ma arvan, et Reformierakonnal ei õnnestu Isamaa tagant neid oma endisi valijaid väga kergesti küll kätte saada, kuigi siin silmamoondustrikke tehakse. Aga mis puudutab Isamaa valitsusse haaramist, siis kahtlemata see oleks selline vägagi reformierakondlik ja poliittehnoloogiline käik, et seda panna Isamaa vastutama põhimõtteliselt 3 eelneva aasta jooksul tehtud sigaduste eest ja just nimelt võtta talt ära vahetult enne Riigikogu valimisi see toetus, millele tuginedes ta ilusti purjetaks 2 aasta pärast Riigikogu valimisteni. Et see oleks geniaalne käik, kui Isamaa seda läbi ei näe või tekib valitsus tõepoolest, kus ei suudeta neid maksumuudatusi ümber pöörata, põhimõtteliselt kõiki neid maksumuudatusi ümber pöörata ja maksutõuse alandada või maksutõuse tühistada, siis on Isamaaga jällegi Isamaal tõsiselt vesi ahjus, see on selge. Aga ma arvan, et Isamaa poliitikud päris nii ohmud olla ei saa, et nad seda mängu läbi ei näeks ja ma arvan, et siin on need kaalutlused väga selgelt olemas. Mis puudutab aga ühte nagu elementi veel, me oleme saate absoluutses lõpus praegu, et mõni minut on jäänud, aga sotsialistide Riigikogu realiikmeks siirdumisega tegelikult suubub ka üks teatav projekt, mida me siin oleme ju pikalt kommenteerinud ja mida me tegelikult järgmistes saadetes ju võiksime veel jutu alla võtta. Selles saates me väga palju ei jõua sellest nüüd enam rääkida. See on kirikute koguduste seaduse muudatus, mida ajas eelkõige endine siseminister sotsialist Lauri Läänemets ja millest siin saadetes on küll räägitud mitmeski saates. Ja kas
kirikute ja koguduste seadus võetakse vastu või mitte ja mis selle seaduse saatus on, see on päris huvitav, sellepärast et ma siin suhtlesin ka mõne Riigikogu liikmega ja rääkisin sellest teemast ja sealt küll kinnitati, et vähemalt nende andmetel on see seadus praegu ikkagi pandud riiulile, et hoolimata sellest, et Riigikogu enamus esimesel lugemisel pani selle seaduse, mis siis põhimõtteliselt tooks kaasa ilmselt Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku sundlõpetamise, kui nad ei ole nõus oma kanoonilisi sidemeid ümber vaatama, on see seadus pandud ikkagi riiulile või vähemalt plaanitakse panda riiulile, et see on selline võimalus olemas, et mis on tegelikult mitmete seaduseelnõude saatus olnud, et nad saadetakse küll teisele lugemisele, kuid siis sinna nad ka jäävad ja teist lugemist tegelikult seaduseelnõule ei määratagi. Et praegu tundub, et selline võib olla selle kirikute koguduste seaduse saatus. Et see jäetakse ära eelkõige olukorras, kus see võiks tekitada väga tõsise julgeolekuohu ja punkt 2 olukorras, kus mõne nädalad pärast tuleb siia Trumpi uus saadik, USA saadik Eestisse, kes on rääkinud väga selgelt sellest, et Trumpi administratsioon toetab loomulikult usuvabadust ja toetab kristlaste enesemääramisõigust, nii et kui siin selline samm tehakse, siis ja eskalatsioon esile kutsutakse, siis Trumpi administratsioon võib küll selle peale ütelda väga selgelt, et te olete nüüd omasoodu siin, meie teie jamasid siin klattima ei hakka, meie ei hakka teid kaitsma, kusjuures alles hiljuti tuli väga huvitav uudis sellest, väga huvitav uudis, ma ei tea, kas see oli ainult pealkirja tasandil kuidagi niimoodi välja kukkunud ajakirjanikul või on selle taga midagi palju laiemat ja tõsisemat, et USA administratsioon taastas militaarse abi Balti riikidele. See on nüüd küsimus, et kas vahepealses olukorras, kus me siin oleme suud pruukinud ja vabale maailmale uusi liidreid otsinud ja Ameerikale sanktsioone endise kindrali Terrase poolt tahtnud tekitada ja veel mingisuguseid muid tweete siin igal pool loopinud paremale ja vasakule, et kas selle tulemusel tõepoolest tekkis olukord, kus USA äkitselt ütles, et enam ei ole militaarset abi Baltikumile ja Eestile. Nii et see räägiti eelkõige Eestist. Nii et siis nüüd olla taastatud see abi. Aga kui me nüüd räägime sellest, et Eesti tõesti provotseeriks sellise konflikti kirikute koguduste seadustega ja marsiks erioperatsioonidega Kuremäe kloostrisse sisse ja lohistaks nunnakesed sealt välja, 4-5 nunna. No siis see oleks nüüd küll selline provokatsioon, mis võiks tekitada olukorra, kus Venemaa võib hakata reageerima ka militaarsete vahenditega või mingite muude vahenditega Ida-Virumaal näiteks. Tekitades seal probleeme, tekitades seal pronksööd, tekitades seal tõsiseid nii-öelda ülesastumisi ja muid asju. Ma täpsustuse korras lisan, et Pühtitsa kloostris või Kuremäe kloostris on üle 100 nunna, et jutt ei ole. Ja seal on ikka korralik hulk nunnasid, keda annaks siis välja lohistada. Ja, no igal juhul tähendab, see olukord oleks ikkagi väga-väga verine seal. Ja no omalt poolt jah, päris saate lõpus ega ei oskagi rohkem lisada sellel teemal. Mul on tunne, et me pöördume selle juurde veel tagasi, sest see asi ei ole päriselt lõppenud ja kommenteerime siis, kui on rohkem selgust käes, aga loomulikult tuleb tervitada igal juhul seda otsust, et mitte minna selle kirikute koguduste seaduse menetlemisega edasi. Et ükskõik, kuidas meie kuulajad ka ei suhtuks Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku ja siis Pühtitsa kloostri olemisse ja tegemistesse siin Eesti territooriumil, et sellise kunstlikult üles keritud konflikti tekitamine Eesti ühiskonnas on tegelikult
ääretult rumal enesetapjalik samm, et miks me peaksime andma siis Venemaale nagu veel täiendavaid ettekäändeid, et tulge ikka siia, tulge Virumaale, võtke see klooster oma kaitse alla ja sekkuge meie poliitikasse, et juba sellest aspektist, ma ei räägi isegi praegu usuvabaduse printsiibist, aga juba sellest aspektist vaadates on kogu see tagakiusamine olnud ääretult rumal ja lühinägelik, poliitiliselt motiveeritud ja selle nüüd, ütleme, see remonditud valitsus saab kirjutada ilusasti sotside kraesse, et see on olnud Läänemetsa isiklik projekt ja et nüüd me paneme selle teema pausile, et selles suhtes tuleb ainult tervitada. Tuleme selle teema juurde võib-olla tõepoolest tagasi ja vaatame, mis selle koguduste ja kirikute seaduseelnõu saatus siin saab olema, aga selle saate eest ma tänan sind, Veiko, ja oleme eetris jälle järgmisel nädalal. Ja, aitäh kutsumast ja püsime rivis. Kõike head ja kuulmiseni. Objektiivi raadio.